Tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti, mina olen Lomeli. Ja tere ka minu poolt, mina olen Lili. Ja meil on täna suur au tervitada meie hooaja esimest külalist, kes siis tutvustab ennast äkki ise, et kes sa oled ja millega sa tegeled. Tervist, mina olen Kristiina-Laura Järve ja minul on bränd K&K Lingerie ja me tegeleme rakmete tootmisega ise Eestis ja teeme nii nahast rakmeid kui ka siis sellised kummjad rakmed. Aga no teatavasti, kui me sind siia ootasime või teadsime, et sa tuled, siis su taust on ju ikkagi täiesti teine, on ju, et see ei ole asi, millega sa algusest peale oled tegelenud. Kus sa üldse tuled või mis on su taust? Ei, mina olen ise jurist tegelikult ja tegelen hoopis kohtuasjadega ja notariaalsete lepingutega enamus ajast, aga see on minu selline hobi, mida ma siis mõtlesin, et tahaks jagada teistega ja meie selline missioon on sensuaalsus ja naudingud nii naistele kui meestele ja promoda natukene seda, et inimesed ei tohiks nii negatiivsed ja nii närvilised olla, et võtame pinge vabalt, murevabalt, absoluutselt, ja siis teeme midagi ägedat ja proovime enesekindlust tõsta inimestes ja midagi ägedat ära teha inimeste jaoks. Et natuke õnnelikum oleks meil see elu Eestis. Aga kuidas su jaoks üldse on olnud see, et millist vastukaja sa oled nii-öelda saanud sellele, et sul on juuraharidus, on ju selline väga teine maailm ja siis, kui sa mingi hetk läksid üle, siis sellisele rohkem võib-olla naiselikuma ja sensuaalse äri juurde, et oled sa saanud mingit sellist veidrat vastukaja ka kuidagi sellele? Ei, no ütleme, et juurega ma tegelen siiamaani ja see on mu põhitöö, aga pigem inimesed vaatavad alguses, see sõltub sellest, kes näeb ja mis hetkel. Et kui mind vaadatakse juristina, siis ja saadakse teada, mis hobi mul on, siis on nagu, et veidi imelik, on ju, et kuidas sa nagu kokku seda kõike paned, et kas kohtunikud imelikult ei vaata. Siis ma ütlesin, no ma ei tea, kui palju kohtunikud guugeldavad, eks ole, et seda ei ole. Aga teistpidi, et kui sa oled seal näiteks messil ja oled oma rakmetes ja niimoodi kontsadega ja niimoodi ja keegi saab teada, et sa oled jurist, siis on nagu, et mis asja, et ma arvasin, et see ei ole nii tark, on ju, et seda on paar korda öelda täitsa näkku ka, et nagu, et ei tohi olla inimestel eeldusi. Et see ongi äge, ma ei tea, sa oled nii mina, see peegeldab nii mind, et ma olengi mõlemat ilmselt. Ja. Aga kas see üldine juristitöö pigem siis oligi see alus, miks sa hakkasid tegelema sellise asjaga, et mulle tundub, et see ei ole väga lihtne töö mentaalselt, et sa ikkagi pead kokku puutuma ju väga selliste karmide asjadega, seal ei ole nalja nii liialt palju, on ju, et siis tahtsidki enda ellu midagi sellist natuke kergemat ja mõnusamat. Absoluutselt, ikkagi selline sensuaalsed naudingud on inimestel, isegi juristidel täitsa olemas, eks ole, ja ma mõtlesin, et tahaks proovida, kuna mul oli selline võlaõiguse õpetaja taust ka, ma tahtsin proovida, kuidas see äri tegemine päriselt käib, et tahaks nagu proovida tõesti ise väikest ettevõtet teha, aga mul ei olnud tooteid, mida müüa. Ja siis ma oma toonase abikaasa jaoks tegin esimesed rakmed, näitasin ja ta oli mingi, et wow, seda peab müüma. Ja siit algas siis minu esimene idee. Ja ma alustasin oma firmaga, alustasin vaikselt ja nüüd on ta arenenud, nii palju on uusi tooteid juurde tekkinud, et selles mõttes on hästi äge vaadata, kuidas just see minu sensuaalsuse pool edasi kasvas, sellest, et ma tegelikult olen jurist, on ju. Et hästi veider selline kombo võib-olla, aga tõesti, et mulle hästi meeldib käsitöö, ma teen kõike ise käsitööna kodus, eks ole, ja kuidas aju lihtsalt puhkab see hetk, kui sa lihtsalt õmbled ja teed ja saad natuke putitada neid asju. Ma kõike kontrollin ka ise, kõike pakin ise, et ma tean, et see on kvaliteetne asi, et ma panen oma allkirja alla sinna. Aga kuidas üldse, kuna sa oled ikkagi näinud nii-öelda seda klientide tagasisidet, on ju, et milline eestlane on selliseid tooteid ostes võib-olla, kas eestlane on selline arglik, natukene kardab nagu sellist toodet endale osta või on eestlased tegelikult salajas nii-öelda ikkagi päris siuksed julged ja enesekindlad? Oi, see, mis kodudes toimub, on hoopis midagi muud, selles mõttes ma ütlen teile. No tihtipeale, messidel keegi ei osta koha peal. Aga õhtul, mis toimub öösel, see on täiesti lõpp, et kohe ma näen, kuidas pangakontole tuleb raha juurde, et inimesed tellivad, et seda on hästi äge vaadata, et naabrit ees keegi ei telli. Siis minnakse koju õhtul ja tellitakse ja üldiselt selles mõttes on mulle need tellimused tulnud öösel. Ehk siis inimesed räägivad omavahel, teevad oma asju, eks ole, niimoodi ja siis on kuule, et äkki sa kingid mulle või et mul on sulle kingitus või mida iganes, et see on nii armas, et ma näen, et need tulevad öösel ja minu jaoks on see hästi positiivne, et ka öösel toimub mingi elu, et kõik ei maga, et tuleb midagi ägedat.
Kui me nüüd üldse läheme selle rakme juurde, et mida see üldse naisele annab või et kas see ongi selline enesekindluse märk või mida see nagu täidab, kas justkui on midagi puudu, et oleks vaja mingit vürtsi või mis see nagu üldse tähendab? Ma nii ootasin seda küsimust nii aega. Ei, kindlasti enesekindlust, eks ole, et kui sa paned need selga, sa saad aru, et sa oled natukene enesekindlam, sa oled julgem, et sa pakud rohkem asju ja siis mees on ka natukene selline, et ta päris hästi aru ei saa, mis toimub, mitte midagi uut, onju, ja ta pakub ka rohkem, et selles mõttes kas või tähelepanu midagi, kui ükskord juba paned, et siis see tähelepanu on täiesti teistmoodi, isegi kui sa paned riiete alla või riiete peale, esiteks sina tunned ennast väga palju kindlamana ja teiseks ka teine näeb su kõrvalt, et see ei pea partner olema, see ei pea olema teisest soost isik, see võib olla sinu sõbranna, kes mingi, sinus on midagi sul sära tekkinud silmi, onju, et midagi uut. Ja teine asi on ka see, et see hetk, kui inimene avab su riided või võtab sul seljast riided ja ta näeb seda, see absoluutselt iga kord on nagu jõulupaki avamine, mis seal sees on, mis asi see on ja katsetatakse, proovitakse, et need kummjastrakmed on sellised, mis on venivad, onju, ja nendega saab igast ägedaid asju teha, et kui sidumist näiteks pole keegi veel proovinud ja selline soov nagu on, et siis seda saab proovida nendega, see on nagu selline esimene tase nii-öelda, et ta on hästi neutraalne, et võibki proovida, et kas meeldib üldse sidumine näiteks või mitte. Ja see, kuidas saad kummiga nagu lüüa, et see ei ole üldse valus, on ju, sõltub muidugi sellest, kuidas sa venitad, on ju, aga iseenesest, kui sul partner selles mõttes on adekvaatne, et siis ta ei peksa su surnuks sellega, on ju. Et see on nagu tore, vot. Aga kuidas üldse need enesekindluse teema sinu jaoks on olnud, et kas see on midagi, mis on alati sinuga kaasas käinud, sest täna sa ikkagi vähemalt tundud väga enesekindel? Aitäh! Või on see olnud nagu selline kasvamise teekond su jaoks? Ma arvan, et natuke kasvamise teekond, aga mingi hetk ma lapsepõlves sain aru, et kui ma pole enesekindel, siis ma ei saa mitte midagi. Et kui ma istun arglikult ja ei tee mitte midagi, siis keegi ei tule nii-öelda pakkuma seda, et peab ise kõike saavutama ja ka see piiride seadmine minu jaoks tuli ka enesekindlusega koos, et see julgus ja minu jaoks oli, ma ei tea, võib-olla kuulajatele ka selline nipp, et mida ma hakkasin kasutama, et ma mängisin mingit rolli, et põhimõtteliselt oligi, et ma ise olin pigem arg, pigem ei tahtnud midagi teha ja siis ma mõtlesin, et okei, aga kuidas üks julge naine teeks? Ja selle järgi ma hakkasin enda nagu mingit samme tegema ja ma tundsin, kuidas ma olen õpetajatega julgem, ma olen oma klassikaaslastega julgem, hiljem ülikoolis julgem, et ma julgesin mingisuguseid töid endale rohkem võtta ja rääkida ja inimestega suhelda. Ja see on ka natukene endaga töö võib-olla, et sa lähed ja proovid midagi uut enda jaoks kogu aeg. Et ka see podcasti kogemus on minu jaoks täiesti uus ja see on nii lahe, et kogemusi tuleb kogu aeg juurde. Ja enesekindlus on naise jaoks tähtis, et arglikku inimest pigem nagu on raskem kuidagi endale saada ja võib-olla ei taha ka, et kui inimene on enesekindel, sa tunned ennast ka võib-olla paremini ta kõrval, et sul on julgem temaga olla. Aga selle koha peal on minu meelest hästi palju siukseid negatiivseid külgi, on ju, et kui inimene justkui tahab olla rohkem selline, kuidagi pannagi need rakmed selga ja tunda ennast naiselikumana, et väga palju ma ise olen kuulnud internetis ka, et mehed justkui peavad sellist naisi litsakaks või et umbes, mis sa endale selga oled pannud või mingid sellised kommentaarid liiguvad ringi inimeste kohta, kes näiteks pesus pilte üles kas või panevad, on ju, kui nad ennast enesekindlalt tunnevad. Et kas seda on väga palju, et inimesed ei julgegi selle pärast osta endale neid asju või ennast nii-öelda näidata, et tuleb sellist negatiivsust? Jaa, ilmselt küll, aga mina ütleks, et see on nende inimeste probleem, nad ise teavad, millest nad ilma jäävad, kui nad vaatavad naist rakmedes, kes on julge, ilus, tark, ja siis nad ütlevad, et litsakas, et kelle probleem see nüüd on, et naine ei tohi ennast sellest heidutada, ta teab oma väärtust ja nagu see, mida sa annad sellele mehele, enda näiteks mehele, sa tead ju seda väga hästi, mida sa suudad anda, et sa oled toeks, et sa oled temaga olemas, et sa armastad teda, vahet ei ole, mis teised ütlevad, et see on hästi oluline. Aga ega mina olen ka saanud kommentaare, et issand, sa oled jurist ja siis sul on selline firma ja pildid ja asjad, siis ma ütlengi, aga see on normaalne, et see on okei, eks ole, et me ei ela kuskil sellises riigis, kus see ebaseaduslik on. Ma teen kõike seaduslikult, kõik on hästi, et ära üldse minu pärast muretse. Nii et see on see vastus tegelikult, mida saab inimestele öelda. Ja kui palju sa tahad päriselt sellist tähelepanu selliselt inimeselt, kes on kohe mingi, liitsakas, et
lähedki teisse kohta, leiad teisi inimesi, kes seda ei arva näiteks. Aga kui me lähme tagasi nüüd ikkagi selle kõige parema teema juurde, need, mille pärast sa ikkagi tulid, et need rakmed ja see enesekindlus naise puhul, et siis kindlasti ma arvan, väga paljud vaatajad praegu mõtlevad kodus, et kurat, tahaks ka võib-olla proovida, onju, aga ei julge või ei oska osta või ma ei tea, kuhu minna või kuidas üldse alustada seda enda teekonda, olemaks enesekindel ja leida mingid siuksed asjad, mis sulle sobivad võib-olla nagu algaja mõttes siis? Alustada ilusast pesust, tavalisest pesust, et kahjuks hetkel meil veel seda ei ole, et seda saab igalt poolt tellida, igalt poolt osta, käia proovimas. Selline pesu, mis iseendale meeldib ja sa ei peagi teistele näitama, sa ei pea absoluutselt rääkima ka sellest, et sul on pesu. See on nagu, selles mõttes ma olen alati öelnud, et ilus aluspesu on nagu haridus, et kõik alati ei näe, aga kõik tunnetavad seda. Et selles mõttes alustada sellest ja hiljem võib proovida ka teisi asju, näiteks rakmeid, eks ole, et need kummjad rakmed, mis meil on sellised hästi mugavad, neid ei tunnegi, et selles mõttes, et kui sa välja ei taha neid panna, on ka sellised, mis riietega saab ära katta, saad panna mingisugused riided ka, mis katavad täiesti ära. Et see on näiteks variant ja siis sa tunned ennast juba natukene paremini. Samas sa võid proovida hoopis kuskilt mujalt, ei pea mitte midagi selga panema, võid proovida küünlaid feromonidega, et need on sellised asjad, või lõhn feromonidega, eks ole, see on ka äge asi, et kuidagi alustada iseendale hästi vaikselt, sa ei pea kiirustama, sa ei pea kohe, ma ei tea, tegema mingisugust BDSM-i või mida iganes, ei kindlasti mitte, natukene iseendast. Ma soovitaks kindlasti vaadata mingisugust erootikat või pornot või mida iganes. Vaata, mis sulle meeldib, mis sul nagu tekitab seda iha ja mis mitte, eks ole, sa saad endast nii palju paremini nagu teada. Sa oskad ennast kuidagi sujuvalt teisele ka selgitada, et mida sul vaja, mida ei tohi. Ja kuidagi suunata teist inimest ja partnerit ja see on väga oluline, sest et see on jällegi piiride seadmine. Et kui sa piire ei sea, siis mitte midagi ka ei juhtu, sest teine inimene ei tea lihtsalt, kus need piirid sul on. Ja võib-olla tekib naistel tihtipeale ka see, et ma ei taha voodisse, ma ei taha kellegagi koos olla, et ma ei tea, mul on valus, mul on rõve, ma ei tea, mul ei sobi. Uuri välja, mis sulle ei sobi, uuri välja, mis sa tahad, eks ole, et siis leia see partner, kes sulle pakub seda. Ja kui ta ei paku, kui ta sinu piiridest lugu ei pea, siis ta ei pea sinust lugu ja mine ära. Et see on ka julgus võtta ennast kokku ära minna. Aga on sul ka seda kogemust, et tõesti, ma arvan, väga palju on neid, kes kuulavad meid on ju mõtlevad, et justkui tahaks oma partneriga rääkida sellest, aga ei tea, kust nagu alustada või kuidagi nagu veider tundub, et võib-olla kui see vestlus on muidu alati siuke pigem pinnapealne olnud, et mis sinu see kogemus on, et kuidas alustada sellist vestlust partneriga? Või mul sõbrannad on seda nii palju küsinud, aga seal on 2 viisi. Üks viis on näiteks see, et sa istudki, teete veini õhtu või isegi ei pea alkoholi jooma, lihtsalt mingi kinoõhtu ja näiteks sa avastad mingisugust filmi, kus on mingi konkreetne hetk, mis sulle meeldib ja sa oled mingi, tahaks proovida. Ja see on nii selline neutraalne asi, mida sa ütled, aga talle jääb meelde, et eriti kui sa oskad talle öelda. Teine asi muidugi, mida võib-olla ei julgeta teha, on lihtsalt istuda, kuule, et mul on tegelikult tähtis jutt sulle, et räägime, aga võib-olla tekitab nagu nii palju pingeid omahel, et see ei pruugi olla see õige. Et nüüd on mingi tõsine jutt, on ju. Ja, et see ei ole ka nagu see, aga kuidagi proovidagi niimoodi vaikselt ja vaikselt vihjata, alguses siis rohkem vihjata ja me teame, et tihtipeale teine inimene pole minu enda vihjatest aru ei saa, siis peab natuke tõsisemalt ütlema või natukene nagu kuidagi provokatiivsemalt võib-olla. 3. variant on see, et olete juba voodis ja ta teeb midagi, mis sulle ei meeldi. Siis sa lihtsalt kas võtad käe ära või vahetad ise poosi, ütled, et mulle ei sobi või ma ei taha niimoodi, onju. Et mulle ühel sõbrannal oli just alles probleem sellega, et mehel on kuivad käed. Ja siis ta üritab ja teeb, siis ma mingi, no jaa, aga et pane talle lihtsalt õli kätte ja ära ütle midagi, et lihtsalt nagu vaikselt tee seda ja ongi nagu kõik võib kreemida, lihtsalt võtta ta käed ja kreemida need ära ja pärast seda ta läks kõik nii palju paremaks, et vahepeal ei peagi midagi ütlema, vahepeal peab lihtsalt ise ära tegema. Aga et kindlasti tasuks rääkida, kas vihjamisi või mitte, aga lõppkokkuvõttes see jutt peab nagu ära tulema. See õige inimene saab nagu aru sellest, on ju? Kindlasti, absoluutselt. Et kui sa leidsid endale õige partneri, tõesti, ja kui sa ei leidnud, kui ta ongi selline, et mida sa ajad, on ju, et mis asja, miks sa kiima ei lähe, ma ei hakka seda kookosõli kasutama, sest sa ei lähe lihtsalt kiima, on ju, siis on nagu selle partneri probleem tegelikult, et sa peadki ütlema, et aga mul ei käi see nii, et ma ei saa nii kiiresti, on ju, et tee seda eelmängu. Et oma, ma ei tea, autot sa ju soojendad, on ju, mootorit enne, kui sa hakkad sõitma, et mind on ka vaja soojendada, mind on ka vaja kuidagi nagu eelmänguga kuskile edasi viia, et ei saa niisama, et tulen, võtan, lähen, on ju, et Jolanna poole on, nii ei saa.
aga kuidas sulle, mõtlen, täna sa väga avatult räägid kõigist neist teemadest, on ju, ja see ei ole nagu väga tavaline eestlaste puhul. Et kust sul see tekkinud on, et sa nii avatult julged sellest kõigest rääkida? ma arvan, et ma olen selles asjas nii kaua sees olnud, et mul ei ole, et see purskab minust välja kuidagi. Et ma arvan, et kunagi 4 aastat tagasi, 3 aastat tagasi, kui ma alustasin, et siis ma nii avatult ei rääkinud, aga siis tekkis meil Epp Kärsin ja siis tekkisid veel teised inimesed, kes hakkasid rohkem rääkima, hakkasid julgustama. Ja siis ma mõtlesin, et ma ka ei hoia ennast tagasi, et miks peaks, onju. Ja pluss sõbrad küsivad tihtipeale niimoodi, ma näen, et seda on vaja. Ja siis ma suunan vahepeal sekspoodidesse, et kuule, proovi seda, mingi uus toode, onju, tee seda. Ja jällegi see meestele vihjamise asi, vahepeal saada lihtsalt link ja ütle, et kuule, osta ära. Ja ongi tehtud, onju, või osta ise ära ja siis paku midagi, et kuule, mulle saadeti näiteks mingi asi, onju, et mida iganes, et neid variante on ju palju. Ja tekibki julgus, et kui sa oled selles asjas sees kogu aeg, siis tekibki julgus rääkida. Ja võib-olla kui sa alles alustad suhet, onju, et pigem ole nagu rohkem kui vähem, et pigem kohe ütle nagu rohkem ja seleta oma piire rohkem, et siis see tuleb sulle tulevikus nagu kasuks rohkem. No tegelikult ju praegult viimased aastad on ju väga rasked ajad inimestel, et on ju nii need maksutõusud, kui on sõda meil siin väga lähedal, on ju. Ja paratamatult inimesed on kuidagi rohkem muserdunud, kinnisemad ja kardavad ja võib-olla ei olegi selliseid mõtteid nii palju olla nagu intiimne. Ja tihti ka niimoodi igapäevaelus, kui jälgid inimesi, siis see on nagu viimane mõte kõikide nende murede kõrval, mis sul on ju. Et kus see kõik hakkab, et kas peaks mingid piirid kuidagi tõmbama või kas selle jaoks, et seda intiimsust luua kellegagi, peaks olema mingi aeg või kuidas seda enda jaoks nagu rohkem ajastada nii, et see ei ununeks täiesti ära? Ja see on väga hea küsimus, et pinged on see asi, mis tõesti tekitab sellist plokki, et absoluutselt ise olen tundnud seda, ise olen vahepeal unustanud iseennast ära kõikide tegemiste juures, sellise rutiinsuse juures, rutiin on ka see asi, mis tabab, mitte ainult maksud. Et selles mõttes peab lihtsalt leidma aega, et sa võtadki 1 päeva, pool päeva, mida iganes, teed meiki, paned kõige ilusamad riided, mis sul on, lihtsalt enda jaoks, sul ei pea partneritki olema, teed seda enda jaoks, ma ei tea, vaatadki pornot, rahuldadki ennast, ostad vibraatori endale, tegele endaga, ja see maandab nii hästi pingeid, selles mõttes mulle hästi meeldib, kuidas Epp Kärsin ka selle kohta räägib, et aga sa oled ju enda jaoks ise olemas, et tee siis ise, maanda need pinged ära ja tõesti, et sa pead leidma seda aega, see on täpselt nagu hambapesuga võib-olla, et sa, niikuinii sa leiad selle aja, et korraks nagu hambaid pesta, leia ka see teine aeg, et võib-olla jäta jõusaali 1 päev minemata nädalas, aga tegele endaga see päev, et ära vedele niisama diivanil, et tee midagi, proovi. Ja äkki ka partner tuleb kaasa ja proovi ka partnerile aega leida, et ütlegi, et mul on head huvitavad mõtted õhtuks, et teeme midagi ägedat koos ja proovime seda aega leida, et just see teadlik valik, et sa midagi teed, et kas või, kui tõesti on kalender nii täis, pane see aeg endale kalendrisse, kõlab veidralt, aga toimib. Selles mõttes, kui see on nagu tõesti viimane piir. Ma arvan, paljude jaoks on ka see teema, et on kuidagi rutiinseks kujunenud, kõik siuksed intiimsed asjad ja et iga kord on täpselt samamoodi, ja tegelikult nagu võib-olla ka tihti mõlemad partnerid tunnevad seda, aga kuidagi oled harjunud ja lähed sellega kaasa, et mida sina soovitad, et sellest nii-öelda rutiinist välja murda? Ma arvan, et minna sekspoodi ja vaadata seal asju, seal on nagu selles mõttes, et see kõlab nii hirmsalt, ma tean, aga ei pea nagu füüsiliselt kohale minema, on olemas e-poed, võtagi incognito see leht välja ja siis hakka scrollima. See pea kohe, ma ei tea, mingi ülisuuri, ma ei tea, asju endale ostma või selliseid mingi räme suuri vibraatoreid, aga alusta millestki väga kergest, näiteks, ma ei tea, mingid täringud erinevate poosidega või mängukaardid või näiteks intiimsed küsimused partnerile ja sealt nagu võite koos ka vaadata, et äkki talle meeldib miskit, et ei pea hulluks kohe minema, et oma piire jälle kuidagi murdma, aga just see, et sa natukene vaata, seal on nii palju erinevaid asju, kas või, ma ei tea, mingisugused käerauad, nii lebo asi, et võib-olla need, kellel lapsed olemas on mingi politseinike mängid, ka neil need olemas, et haarake, võtke oma laste mänguasjad, proovige, et selles mõttes on nagu äge, et igasuguseid asju on praegu välja mõeldud. Ja kui ei julge mänguasjadega, ei julge selliste asjadega, siis jällegi aluspesu ja sellised aksessuaarid, rakmed ja mida iganes. Ja jällegi, mis
väga hästi mõjub, on ka lõhnaõli feromonidega ja sellised küünlad feromonidega ja üldiselt, kui rutiinist tahad väljuda, tee midagi, mida sa pole rutiinis teinud, onju. Et ma ei tea, pane kas või konsad alla ja olegi voodis konsadega. See on nagu väga veider asi inimeste jaoks, aga see jälle tekitab midagi uut, midagi põnevat, midagi sellist ägedat ja sära silmi, et kohe, kui midagi uut paned või kohe, kui midagi mees kohe paneb tähele, onju, või siis vastupidi, naine paneb kohe tähele. Aga mis ma olen just sõpradega rääkinud, mida ma ei oska võib-olla ise lahendada, on see, et naine paneb ikka aluspesu ja teeb mingi punaseid huuli ja mida iganes, kõike, onju. Ja siis on mees, kellel on nagu ühed alukad, teised alukad ja kolmandad, heal juhul eri värvi, onju. Et siis, et kuidas seda nagu mehe poolt, onju. Et ju siis äkki mingi romantiline õhtu on see, mis nagu aitab, onju. Või tema poolt mingi, et äkki proovime seda mänguasja või seda, onju. Et ise ka nagu natukene üritab. Sest muidu on nagu natuke kui mees peab kostüümi, vaat see on juba nagu kummaline minu jaoks vähemalt. Siis ma ei suudaks ta nagu tõsiselt võtta enam justkui. Jah, et see on nagu see küsimus, aga natuke proportsioonist väljas on see hetkel, et naine nii palju üritab, nii teeb, et näiteks kui vaadata loomi, onju, et siis näiteks Paabulinn, onju, et naine on siuke rahulik, hall, siuke hiireke ja siis suur mees Paabulind on nagu siuke, aga inimestel on nagu täpselt vastupidi minu meelest, et naine on see, kes peab ennast tõestama ja olema. Et mitte, et ta peab, aga praegu on see nii lihtsalt ja seda peab võib-olla muutma. Aga kui me räägime natuke äkki naise mehe rollist üldse, kuna sa natuke mainisid seda, onju, et siin aastad tagasi ju hästi palju meedias just käis seda, et naised teevadki liiga palju, et mehed peaks siis kõigest maksma, kõike tegema, kutsuma, viima, et justkui siis see raskus jäi kõik nagu meeste õlgadele, et nüüd naine peab justkui midagi tegema, et kus sinu jaoks see piir nagu jookseb, et kui palju peab naine näiteks panustama suhtesse ja kui palju peab mees? See on nii raske küsimus, see on selline filosoofiline küsimus, aga kuna ma olen jurist, ma vastan, et sõltub lepingust, sõltub kokkulepetest, et nii, kuidas sa ennast paika paned, nii, kuidas sul endal mugav on, vaatad, kas partner on nõus või mitte, kui ei ole nõus, vaheta partner ära. Et umbes teoorias kõlab ju nii lihtsalt, eks ole. Praktikas ilmselgelt väga raske, ilmselgelt on see selline ebamugav, valus mingi hetke niimoodi, aga ma tõesti ei arva, et mees peab kõige eest maksma niimoodi, et naine üldse ei panusta, onju. Ja ma ei leia ka, et naine peab alati panustama nagu vaimselt ja siis mees ei pea üldse panustama, et see peab olema selline konsensus, et sa leiad nagu selle kuidagi nagu ühise tee, et te arenete koos ja see sõltub täiesti inimeste nagu olukorrast, et kas te olete 16 või te olete 26 või te olete üldse 56, onju. See nii sõltub, kus te omadega nagu elus olete. Et kõige mugavam on selles mõttes, kui partnerid on samal joonel, nii rahaliselt kui vaimselt, ja siis seal ei tekigi üldse seda küsimust, et selles mõttes on see nagu kõige mugavam. Aga ilmselgelt elus seda tihti nagu ei leia. No ja tihti öeldaksegi, et raha justkui ajab suhted lõhki mingis hetkes, kuna sellest ei räägita nagu alguses, et hiljem tulevad välja, et naisel olid näiteks teised ootused, aga mees ei suuda talle seda pakkuda, onju, ja siis ta on justkui vaene mees või vastupidi, onju. Et ma ei tea, et kuidas sina nagu näed seda ideaalset suhtekulgu, et millal peaks asjad ära rääkima, millal peaks tegema need õiged sammud, sest et tihti ju kui minnakse suhtesse, siis on niisugune tore aeg, kus on nagu kõik hästi ja ei taha võib-olla hakata kohe rääkima nagu rahast ja kuidas me nüüd hakkame jagama, et millal siis oleks nagu õige aeg, et oleks mõlemale mugav ka? Ma arvan, et üldse esimesed date'id on see koht nagu tööintervjuu, et sa lähed ja küsid kohe kõige olulisemad asjad, onju, ja siis kui sa vaatad, et vastused enam-vähem klapivad, siis lähme edasi ja räägime juba edasi, onju. Et see on nagu mitu vooru, et mina võtan date'e hästi tihti rohkem nagu intervjuuna, tööintervjuuna, ja siis sa küsidki kõike, mis sind nagu huvitab, et ma ei tea, ja ei tohi karta seda, et ta arvab, et ma olen merkantiilne, onju, et ma tahan ainult raha, onju. Aga selles mõttes, kui sinu jaoks on oluline, et ta oleks mingisugusel piiril oma rahadega, onju, et siis seda peab ütlema ja seda peab väljendama ka, onju. Jällegi peab julge olema, et ei tasu karta ja kui inimene on normaalne, ta saab sellest aru ja sa seletad ka, miks sinu jaoks on see probleem, onju, siis palun väga, et tegelikult jällegi seal niimoodi leiad endale kõige parema inimese. Kuna sul on ka see juurataust ja ma olen nagu siit-sealt kuulnud, et osad harrastavad nii-öelda seda, et kui nad enda partneriga kokku lähevad, et siis tehakse mingid lepingud partneriga, onju. Et pannakse nii-öelda paika mõlema piirid ja kõik siuksed asjad, et kuidas sa sellesse suhtud, pooldad sa sellist partneriga lepingu tegemist? See on väga lahe selles mõttes, et ma ise pole seda teinud selles mõttes, aga iseenesest ega ka suuline leping on leping, eks ole, et me seda ei tohi unustada. Kui me lepime milleski kokku suuliselt, lihtsalt räägime, siis see peab ka paika, eks ole, seda lepingut peab ka täitma.
aga kui sa tead, et teisel on, ma ei tea, mäluaugud vahepeal mugavas kohas, pane kirja. Ja tõesti sobib väga hästi ja siis näita näpuga niimoodi. Aga noh, mida ma juristina näinud olen, on see, et mitte kunagi ei ole nagu selles mõttes probleemi asjadega ja lepingutega ja miks üldse lepinguid vaadatakse, on see, kui minnaksegi konflikti ja siis hakatakse lepingus niimoodi näpuga järgi ajama, et siis on juba see konflikt olemas. Ja see on kurb, nii et see leping peab siis väga hea olema, et ta kaitseks mõlemaid pooli. Aga kas see leping, nagu ma ise mõtlen näiteks enda poolt, et kui ma peaks oma partneriga nüüd mingi lepingu sõlmima näiteks, et ma ei tea, kui me lähme lahku, siis ma ei tea, kas või näiteks abielude puhul on, et kuidas see vara jaotub ja või kas või kui me ei ole abielus, teha sellised piiride lepingud on, et kas ei tekita mingit justkui pinget meie vahel, et justkui meil on alati see paber, et siis me oleme nagu ettevaatlikumad, et oi, ma ei tohi ju nii teha ja sul ei sobi nii ja see, kas see just ei tekita rohkem selliseid pingeid, kust nagu kinni haarata alati, kui mingi tüli hakkab tekkima? Pigem mitte, ma ütleks vastupidi, et siis kui ma asjaõigust ja sellist perekonnaõigust õppisin, siis üks notar ütles kunagi õppejõuna, et need inimesed, kellel on abieluvaraleping ja need lahutavad, need jäävad rohkem sõpradeks kui need, kellel ei ole seda ja kellel on ühisvara. Kui sul on ühisvara, selles mõttes sa pead jagama 50-50, on ju. No see on selline tüüpiline. Ja põhimõtteliselt siis hakkadki jagama oma igasuguseid ilusaid maale ja vaase ja koeri ja kasse ja kõike, on ju, et see on nagu siuke, noh, võib-olla ebameeldiv ja siis sa näed päriselt inimese nagu palet, kui ta on agressiivne, et on nagu selline võib-olla negatiivne, on ju. Kõik ei ole, absoluutselt kõik ei ole, aga seda näeb nagu tihti, on ju. Aga kui sul on leping olemas, teil ei ole mitte millegi üle vaielda. Kõik on juba paberil kirjas, on ju, noh, võib-olla tõesti saad vaielda selle üle, et kas see tingimus oli ikka õige seal kohas ja bla, on ju, või et asjaolud on muutunud, see, ma ei tea, punkt ei ole enam aktuaalne, aga neid on nii palju vähem. Et sa pigem lähedki sõpradena lahku ja võib-olla sa varsti lähed tagasi selle inimesega kokku, sest sul ei tekkinud tüli. Sa mõtlesid, et noh, et okei, et nüüd on see paus, on ju, ja vaata, tegelikult ei olnud nagu väga halb inimene, et lähedki tagasi. Ja selles mõttes ta pigem tekitab nagu rahu ja sellist, et sul on mingi asi, mis sind kaitseb, sa tead alati, et sul on kaitse olemas ja ka teine pool teab, et sul on kaitse olemas. Et mõlemal. Et selles mõttes ma pooldan alati lepinguid, eriti kui nad hästi kirjutatud. Aga ma ei tea muidugi, kui palju sa on ju kokku puutud oma juristitöös mingi suhteprobleemide ja selliste teemadega, et kas sa oled seal valdkonnas ka või, et sa lahendad neid nii-öelda? Ei, õnneks mitte. Selles mõttes ma olen ennast teadlikult ära hoidnud nendest, et kunagi, kui ma advokaadibüroos korra töötasin, natukene oli näha neid asju, ma sain aru, et ma absoluutselt ei taha nendega tegeleda, et mul ongi selline planeeringud, võib-olla kergelt ehituskeskkond ja sellised teemad, kommunaal ja kogu see asjad hästi, võib-olla selline, keegi ütleks, et mehelik on ju töö, aga selles mõttes äge, et hoopis midagi muud ei pea nende emotsioonidega tegelema, et mulle ei meeldi, ma olen ise nagu pigem empaatiline inimene ja sellepärast mul on raske teiste inimeste emotsioonidega, et ma ei saa seda nutvat naist, kes tahab oma last koju, on ju, ma ei saa teda kuidagi, nagu ma tunnen, ma ei saa teda aidata, sest ma olen ise ka hästi emotsionaalne sel hetkel. Aga kuidas sa üldse tead, kas sa oled kursis sellega ka, et mingi aeg hästi palju räägite, et rohkem abielusid lahutatakse, kui minnakse siis päriselt kokku, et nii palju, kui aastas abielub mehi ja naisi omavahel või siis mehi ja mehi nüüd siis tänapäeval ka, on ju, et ja ka neid puruneb selle võrra nii palju rohkem. Et mis see põhjus võib olla, miks niimoodi on, et justkui inimesed loovad selle liidu, aga neid lahutatakse nii kiirelt ära, et kas siis kiirustatakse või tekivad selle mingid ebakõlad? Vot, see on väga hea küsimus, selles mõttes ma olen oma abikaasaga ka just lahutanud, on ju, et ma ei kujuta ette tegelikult, et ilmselt pinged, mis tekivad ja pinged ei pruugi tekkida nagu oma vahel, või need tekivad kas tööl või kuskil mujal, on ju, keskkond, ühiskond, ma ei tea, vanemad, eks ole, see kõik ju mõjutab ja kui omavahel ei räägita, ei, ma ei tea, seksita, ei ole sellist nagu usaldust, et see usaldus peab ka siin täna läbi käima märksõnana. Usaldust ei ole, siis ei ole midagi päästa ka, eks ole. Ja vahepeal, mis ma olen tähele pannud nüüd tänapäeval, on see, et nii kiiresti öeldakse nagu inimesest ära, ei pingutata üldse, et proovi, tee, ole normaalne, räägi inimesega, kuidagi nagu ole toeks, ole olemas, on ju, aga see kohe, kui tekib nagu mingi probleem, mingisugune selline raskem hetk, siis on nagu, leian uue parema, on ju, pigem ei leia. Et sa ei saa niimoodi sellise nagu suhtumisega edasi minna ilma, et sa jälle läheks lahku. Ja siis ongi, et meil on selline statistika, et hästi paljud inimesed on mitu korda abielus ka olnud, on ju, et noh, et tuleb natuke peeglisse ka vaadata vahelduseks.
Kuna sa mainisid, et sul on ka siin just see lahutuse teekond läbi elatud, et mis sinu see kogemus on, kuidas niimoodi peale lahkuminekut jääda enesekindlaks ja jääda nagu, et ei hakka ennast kuidagi süüdistama või maha materdama, vaid et olla ikkagi nii-öelda parim sina on ju ka üksinda? Peavad head sõbrannad olema ja pere. Selles mõttes see on väga-väga suureks toeks, on ju, et nad seletavad sulle, et kuule, et jah, nii läks, aga vaata ikka kindlalt, kas see asi on nagu sinus või asi on nagu kogu selles probleemis või asi on kelleski teises, on ju, et natukene analüüsi, on ju, et kindlasti psühholoog, et soovitan soojalt, on ju, et kui tekib selline olukord, isegi kui sa tunned, et sul võib-olla ei ole nii pingeline, proovi ära käia, räägi korraks nagu teistega ka juttu, on ju. Ja kindlasti ma ei tea, vaata peeglisse ja sa näed, et sa oled ilus, sa oled tark ja see inimene, kes sinust ilma jäi, ma arvan, et tema kunagi ka vaatab seda, et kuule, tegelikult oli hea ja tore tüdruk, on ju. Ja selles mõttes mul nagu vedas tõesti oma abikaasaga, et ta oli nagu armas inimene ja kui me lahku läksime, meil ei olnud nagu suurt selles mõttes nagu negatiivset tüli, et see pigem oli nagu sõbralik ja siiamaani saab suhelda normaalselt, et ei ole mingit probleemi. Et väga austan inimest ja selles mõttes tõesti, tema austas mind lahku minemisel, see oli hästi oluline, et tänu sellele sai ka nagu ikkagi nagu enam-vähem jalgele jääda. Nii et jällegi partneri valikul, et kui te tahate normaalselt lahku minna, valige normaalne partner. Et see aitab väga palju kaasa. Räägime natuke petmisest ka, et eks see on ju väga nagu tõsine asi on ju suhetes, mis tihtipeale väga palju tuleb ette inimestelt, iga teine, kellega sa oled rääkinud, kellegi partner on teda petnud või siis ta on ise oma partnereid petnud. Et kuidas sina suhtud petmisesse, kui justkui mees tahab paremat ja hästi palju ju, ma lugesin ka kunagi mingit uuringut, et tihti need mehed, kes siis oma partnerid petavad, lähevad naise juurde, kes on täiesti teistsugune, et ta pole üldse oma naise sarnane, et valitakse keegi, kes, mis sellele mehele nagu oma naisega ei meeldi teha, aga ta selle armukesega siis väga meeldib teha, on ju. Et miks inimesed petavad või kuidas sina seda näed? See on huvitav küsimus, mina pole sellest kunagi võib-olla aru saanud, on ju, et mina nagu jällegi, siin sõltub, kas petab naine või petab mees, on ju, et naine võib-olla petab rohkem emotsionaalselt, aga mees pigem petab füüsiliselt, on ju, ja seal peabki aru saama, et miks ta seda teeb, et mis tal nagu puudu jääb. Ja kui tal jääb midagi puudu, et proovi nagu seda ennetada ja proovi midagi uut kogu aeg pakkuda, on ju. Et ma ei ütle, et sa pead nüüd iga päev olema mingi ekstra, on ju, et sellest ka väsib ära. Aga proovi midagi, kui sa näed, et natukene on jahtunud, proovi kirge üles seada ja kui ta lähebki kuskile näiteks reisile või pikemale nagu koosviibimise, usalda teda selles mõttes, eks ole, usalda kuid kontrolli, eks aga selles mõttes, et usalda ja ära tekita talle stressi rohkem oma, ma ei tea, kontrolliga, oma mingite ülemõtlemiste ja asjadega, et pigem nagu näita talle, tead, sa oled vaba mees, aga ma olen sul nii hea, et sa valid niikuinii minu. Et see on hästi oluline ja kui ta lähebki kuskile peole, reisile, mida iganes, tee temaga see intiimsus enne ära ja tal ei olegi seda sekspinget, et ta siis ei lähe, et mul üks inimene ütleb kogu aeg, et seksküsimus on ju, et siis ei teki seda seksküsimust kellegi teisega. Et soovitan jah, aga naisega ongi nagu see, et kui naine mingi hetk kaotab sidet oma mehega, emotsionaalset sidet, et siis ilmselt ta läheb mingi sõpradega seda kuidagi nagu taastama ja võib-olla tekib seal mingisugune, aga ta ei pruugi üldse füüsiliselt petta, aga just see, et kellegagi on see kontakt nii palju soojem ja parem, et siis ta nagu petab vaimselt ja see on võib-olla mehe jaoks nagu isegi hullem. Aga sa mainisid just seda usaldust, et naine peaks usaldama näiteks oma meest, kui ta kuskile reisile läheb või välja, on ju. Aga oletame, et on naine, keda on mitu korda petatud varasemalt ja justkui see usaldus ongi nii kadunud ja sa ei teagi, mida teha, et äkki mu järgmine partner on ka jälle selline, et ma olen nii palju seda kogenud ja nii palju tegelikult siin sotsiaalmeedias ka inimesed räägivad, et ma ei tahagi enam kunagi meest, on, et kõik on samasugused ja kõik petavad ja ei suuda olla truud siin nagu tänapäeva ühiskonnas, kus kõik see, sul on vaja seda uut kogu aeg nagu justkui peale, on ju. Et kuidas nagu neid naisi lohutada või et kuskil ikka on see mees, kes ei peta sind? Absoluutselt kindlasti on ju. Ei, ma arvan, et psühholoogiga tuleb kindlasti nagu tööd teha, analüüsida, et miks see juhtus, kuidas see juhtus, eks ole, et miks sa arvad, et konkreetselt see uus inimene ka petab, on ju. Et kust tekib see usalduse nagu probleem.
ja selles mõttes ma arvan, et kui inimene on hea ja nagu tõesti turvaline inimene su kõrval, ta teeb kõike selleks, et näidata sulle, et kuule, mul ei ole kedagi teist vaja ja sa oled mul üks ja ainus ja ta paneb ka sind kindlalt tundma, siis sul ka ei teki seda usalduse probleemi. Et sõltub ka partnerist selles mõttes, kui ta on nagu tõesti selline, sa näed, et ta nagu niisama ei passi vaata teisi naisi, Instagramis võib-olla ei scrolli kogu aeg ainult naisi. See on täiesti okei, et mehel on ka nagu naissõbrad ja kolleegid ja mida iganes ja muidugi paneb like'i onju ja muidugi võib-olla isegi kommenteerib onju midagi positiivset sinna, aga see ei tähenda, et ta petab onju, et ei tohi nagu üle mõelda ka, et see on üks probleem, mida tehakse, on ülemõtlemine ja seda tuleb nagu vaos hoida ja võtta endale kõrvale võib-olla mõni selline objektiivne inimene, kes ütleb, et kuule, hakkame nüüd analüüsima, onju. Et võtame, et tema läks sinna üritusele, vaevalt, et tal seal keegi nagu on, onju. No vaatame, et mis kell ta läks, mis kell ta oli online ja kõike seda, onju. Tee kas seda detektiivi tööd sellisel juhul ära, aga nagu ära mõtle üle, et natukene proovi nagu usaldust rohkem tekitada ja kui jälle nagu petab usaldust, siis noh, et proovi võib-olla midagi muud otsida, et mingisugust teist suhet, eks ole. Et selles mustris sellisel juhul peab välja nagu tulema kuidagi. Aga ongi raske, et ma räägin, et tänapäeval inimesed nagu, et sellega ei tule välja, teen sellega, et ongi väga raske. No ja öeldakse ju tegelikult suhete puhul ka, et justkui mõned naised tahavad oma mehi nagu puuri panna ja see tekitab talle veel suurema selle, et kuskil on parem, onju. Et ma olen ka kuskilt lugenud, et kui mehel on mõni hea naissoost sõber, see pidi väga hea olema ka suhtele, sest et see sõbranna annab talle siis nõud, et kuidas paremini oma naist näiteks üllatada, onju. Et seal peavadki need piirid jooksma, et ei läheks nagu rohkemaks kui lihtsalt sõprus, onju. Aga tegelikult ma ise nagu arvan ka, et kui me seame nagu liiga palju piire sellele mehele, siis ta nagu pigem tahabki ära joosta, et ta ei suuda seal nagu karbis kinni olla, onju. See vabadus, ma arvan, mõlemalt poolt, kui usaldus on hea, ongi nagu kõige parem. No vaba inimene on selles mõttes ka ise ka kindel endas, eks ole, et kui sa oledki niimoodi, tee mis tahad, ole mis tahad, ma niikuinii selles mõttes, kui mul vaja, et kui sa mind petad, ma lähen teise inimese juurde, onju, see pruugi praegu olla inimene, onju, keda ma tean, aga selles mõttes ma leian ka parema. Ja kui mees ka näeb seda, et sa oledki väärt, siis noh, ta on ikka väga loll, kui ta ära läheb selles mõttes. Et aga selliseid on ka. Selles mõttes sa võidki olla tõesti ideaalne inimene ja inimene läheb ära ja petab selles mõttes ja noh, mis sa siis teed? No mis sa siis teed, onju? Liiad parema. Täpselt. Mul on tunne, meil on ikkagi väga palju ka minu arust Eestis siukseid mehi, kes näiteks nende samade rakmete puhul on ju seksualiseerivad neid võib-olla üle või kes üldse, ma mõtlen ka mehed väga palju võib-olla piiravad mingil määral seda, et kuidas nende naine väljas näiteks käib riides ilma nendeta, on ju. Et kuidas sa sellesse suhtud või mis sa ütleksid neile meestele, kes näiteks, et kui nende naine paneb need rakmed selga, tahab välja minna ja mehed hakkavad seda piirama, et mis su sõnum neile meestele oleks? Meestele või? Meestele, et laske olla ja laske hingata, onju, aga naistel on see, et kui sulle meeldib, pane. Et ära üldse kuula kedagi selles mõttes ja kui tõesti sa näed, et sa näed hea välja ja sa peeglist nagu tunned seda, et ma olen nagu püss, vaata, et ma tahan nii, siis tee niimoodi, et mina pole lasknud kellelgi endale midagi öelda, onju. Aga ma vahepeal selles mõttes selleks, et mees võib-olla ennast liiga halvasti tunneks, on valikud näiteks, ma panen need rakmed või need rakmed. Et siis ta nagu saab vähemalt selles kaasa rääkida, onju. Aga noh, et selles mõttes peab ka ise tunnetama, kuhu sa lähed, onju. Et kindlasti ma soovitan kohtuistungile mitte rakmetega minna. Ja et see on nagu üks asi ja teine asi on ka see, et kui sa ikka üksi kluppi lähed näiteks, et mina võib-olla ei julgeks liiga avatult nagu, mitte just sellepärast ma ise ei näeks hea välja, aga just see, et võib-olla liigne mingisugune ebavajalik tähelepanu, et tuleb nagu ka konteksti tunnetada ise, et mitte sattuda ise nagu sellisesse olukorda, kus sa ei saa ennast kaitsta. Et see on hästi oluline ka. Et või siis võtame oma meessõbrad kaasa, võta endale mingid turvamehed kõrvale vaata ja siis mine nii, nagu sa tahad. No üks väga imelik ütlus, mis mulle kunagi kõrvu oli see, et naine käib täpselt niimoodi klubis riides selle järgi, mida ta otsib. Et minu jaoks sellise hästi kummaline ütlus, see tuli muidugi mehe poolt, et justkui see, et kui inimene on avatud dekolteega ja lühikese selikuga, siis ta otsib kindlasti mehi ja kui ta on pikkade pükste ja pika varruga särgiga, siis ta on suhtes, on ju. Et ma ei tea, kust tulevad nagu sellised, need on sellised hästi stereotüüpsed arvamused inimestest, on ju, et sa oled selline ja sina oled selline ja umbes naised ei tohi üldse mingit moodi riides käia, et kust nagu meestel huvitav tulevad sellised asjad või mis sina nagu arvad, kas see on mingi ebakindluse probleem või mingi, et ta on saanud haiget kunagi naise poolt? See on huvitav küsimus jällegi. Ma arvan, et
hästi tihtipeale on need pigem sellised kinnised inimesed, kes seda ütlevad, onju. Ja vaat, miks näiteks mina lühikest seelikut selga panen, on see, et ma tahan oma ilusaid jalgu näidata, onju, mitte see, et ma tahan, et keegi vaataks minu ilusaid jalgu selles mõttes. Ja ka meigiga, et mul ei pruugi partnerit olla, ma ikka teen meiki, onju, selleks, et iseendale meeldida. Ja see ongi see, millest võib-olla mees aru ei saa, et ma ei tee seda meeste jaoks, ma teen seda iseenda jaoks. Et ma tahan olla võib-olla nagu ilusam, parem tänu, ma ei tea, riietusele, meigile, mida iganes, onju. Ja see on see nagu koht, aga võib-olla nendel meestel on kogemus, et ma ei tea, kui nende emad või suhtes on mingi partnerid, onju, on temaga koos, ta keelab kõike kandmast, siis ta kannabki nagu pikki riideid, onju, ja katab ennast täiesti, siis see on tema kogemus ja niimoodi ta nagu teisi, ja ta arvab, et teised mehed teevad ka nii. Ja nad ei lase oma naisel mingi miniseelikus käia ja mida iganes, onju. Ja sellest tal tekibki võib-olla see dissonants oma peas, et nagu mis asja, et kes klubis niimoodi käib, onju, et just ta tahab midagi saada. Ei, ta tahab nagu lihtsalt nautida, onju, ja isegi ka mittesuhtes inimesed kannavad vahepeal pikki, ma ei tea, näiteks pükse, sest ma ei tea, stiiliga läks täna kokku või on külm ilm, onju, et ma tahan nii olla. Et pole mitte kellegi inimese asi, et kuidas ma välja näen. Ja. Mina olen ka päris palju kuulnud seda arvamust või mingil määral ka kõrvalt näinud, et tegelikult lõpuks nagu meeste tähelepanu kõige rohkem isegi pälvivad need naised, kes on kuidagi rohkem riides või on nagu rohkem mingit kihte, onju. Ja samas ongi, et saad mängida mingite detailidega, mis tõmbavad tähelepanu, onju. Kuidas Aksessuaaridega. Just. Milline su kogemus selle teemaga seoses on? Ma ei oskagi öelda, et selles mõttes ma käin riides täpselt nagu niimoodi, et kuidas süda ihkab, onju, et vahepeal ma olen täiesti kinni, eks ole, ja date'idel ma tavaliselt käin ka niimoodi, et ma olen täiesti kinni, niimoodi, et ta vaataks ainult silmadesse ja mõtleks minuga kaasa, onju. Ja see näitab ka, et kui ta teist date'i ei taha, et kui ta liiga palju keha nagu ei saanud näha, onju, et siis ta nagu, siis polegi minu inimene. Ja selles mõttes, kui sa ikka stiilne oled ja nagu enda eest hoolitsed, ega iga mees näeb ju selles mõttes mingit teemandit sinus, onju, et siis sa leiad õige mehe, et enda järgi ja jällegi sa ei saa oma stiili muuta mehe järgi. Ja ka näidata talle näiteks, et meeldida kellelegi, sa ei saa muuta ennast, et siis sa ei meeldi talle sellisena, nagu sa tegelikult oled, onju. Aga see on selles mõttes huvitav teema, et võib-olla mõni inimene näebki, et võib-olla konservatiivsem inimene, et et vot temas on see väärtus, onju, aga mõni liberaalsem inimene näeb ka väärtust ilma, et sul oleks nagu pikad riided ja sõltub täiesti inimesest jällegi. Aga ütleme, et naistel ka, ma nüüd natuke keeran seda asja ja vaatad, et naised ka, kui nad näevad näiteks sokkides ja plättudega mehi, kindel ei, või näed, kui teil mingi karvased jalad ja shortsid on, siis on nagu, et pööritavad silmi seal kõik, onju. Et ka teistpidi see toimib selles mõttes, et ei saa öelda, et ainult meestel on mingid prioriteedid, onju, või mingid soovid, eks ole, aga ka naistel, et issand, et tal on see backpack üle mingi keha, onju. Issand jumal, et sellist küll ei võtaks, onju, kes teda vaatab. Et selliseid asju öeldakse ja võib-olla nagu natuke tasub mõelda hingele, inimese nagu sisemusele rohkem, et kes ta päriselt on, mitte see, kuidas ta välja näeb. Et aga seda on kerge öelda ja raske teha selles mõttes. No me hakkame vaikselt nagu lõpupoole ka juba jõudma, et ma küsiks ühe viimastest küsimustest, äkki Lili tahab ka midagi lisada, et milline siis oleks see õige mees näiteks sinu arvates, et keda tänapäeval üks naine väärib selles mõttes, et millest allapoole ei tohiks vaadata? Austus peab olema mõlemas suunas kindlasti ja lugupidamine hästi oluline ja usaldus. Et need 3 asja, kõik ülejäänud tuleb ja läheb, onju, et raha võib olla, raha võib minna, ma ei tea, mida iganes, kodu, autod, kõik, onju, aga just need usaldus, austus ja selline kuidagi lugupidamine et need on kõige olulisemad, ma arvan, praegu, et kui võtad nagu top 3. Ja võib-olla siis selle poole pealt, et kui meid keegi täna kuulab, kes tunneb, et ta ei ole nagu endaga 100% rahul, et ta võib-olla vaatab peeglisse ja pigem on nagu negatiivsed mõtted peas, et mis sa talle ütleksid, kuidas vaikselt nagu hakata seda ümber pöörama teistpidi? Leia mingid asjad, mis sulle endas meeldivad ja hakka neid täiega kiitma, hakka neid rohkem esile tooma. Kui sulle meeldivad näiteks su silmad, onju, et siis teed võib-olla erksamat silmameiki või kuidagi tood need välja rohkem, onju. Või kui sulle meeldivad oma suured rinnad, onju, näita neid sellisel juhul või kuidagi tee neid, see ei pea selles mõttes hästi suurt dekolteed panema, onju, aga näita neid ilusast, siis nagu raami need ära, onju. Ja mida ma olen ka raamatu kohta öelnud, et raamivad keha, et nad näitavad kuidagi nagu neid õigeid asju, sa
saad nii palju seal muuta, need on nagu sellised, mida sa saad igast kohast reguleerida, onju, noh, nagu ka mul on siit reguleeritav, kõike saab reguleerida, proovi asju ja proovi ja kindlasti kiida ennast, et ja kui välimus näiteks ei meeldi, siis on kindlasti sisemuses midagi, mis sulle meeldib. Ma olen tubli, ma ei tea, muusik, ma olen tubli töötaja, ma tegin seda hästi ja seda hästi. Ennast tuleb kiita, ennast tuleb armastada, muidu keegi teine ei armasta. Aga suur-suur aitäh sulle, et sa tulid, et ma arvan, et iga naine ja ka mees sai siit midagi kõrva taha panna ja keda ka huvitab rohkem see rakmete teema, meil on ka teile üks väike kingitus, et meile toodi siin üks väike kinkekaart, mis läheb siis meie Instagramis loosi, ehk siis keda see rohkem huvitab, võib minna meie Instagrami Murevabaks podcast ja siis saate ka endale midagi ägedat lubada, mis tuleb siis otse käsitööna, nii et väga äge, et sa selliseid asju teed ja justkui seda naiste enesekindlust muudkui tõstad, et loodame, et kunagi tuleb pesu ka siis. Ja loodame. Ja palju-palju edu sulle. Aitäh teile, aitäh, et kutsusite, tõesti nii tore oli teiega rääkida. Nii tore, aitäh sulle. Aitäh.